lennujaamas, oleme teel Türki, et klubi poolt tuli väga hea initsiatiiv enne viimast vooru käia ära Türgis, nautida head ilma ja siis tähistada meie võitu, esiliiga võitu, et mitte raisata see aasta palju raha ilutulestikule Eestis ja meil peale Elvat võib-olla ei saakski teha korralikku pidutsemist, kuna paljud mehed lähevad koondistesse ja siis me ei suudaks nagu seda kollektiivi kokku panna ja praegu leidsime aega enne Elvat selleks, et minna väljaspoole, et arvan, et see on väga hea idee klubi poolt, et läheme Türgile nautima ilusat ilma ja pluss siis ka teeme seal korralikult trenne. Plaanis on teha 4 korralikku treeningut, et kindlasti see ettevalmistus Elvaks on täpselt samasugune, nagu ta oleks Eestis. Aga boonuseks on see, et saame kõik koos olla, saame nautida viimast hetke enne hooaja lõpetamist, saame nautida seda tugevat pingutust, mis oli terve hooaeg meie poolt tehtud ja saame siis ilusat punkti panna Elva mängus juba, et loodan, et ettevalmistus läheb hästi, et ka Elvat me võidame ja lõpetame hooajaga väga positiivselt. Mina alustasin jalgpalliga 7-8-aastaselt legendaarses poistevõistkonnas Tallinna Lõvid. Ma käisin alguses esimesed 3 klassi Tallinna 32. keskkoolis ja ühel heal päeval tulidki sinna uusi jalgpallipoisse valima või kutsuma trenni Martin Reimi isa Olev Reim ja siis Lõvide esimese põlvkonna mängija Seppo Vilderson. Ma osutusin valituks ja niimoodi pääsingi Tallinna Lõvide võistkonda ja juba 4. klassist kutsus siis treener Roman Nubakivi kõik Lõvipoisid ühte Tallinna uude kooli. Tänapäeval on ta Arte gümnaasiumi nime all, tol ajal oli ta Tallinna 49. keskkool. Kuna mina olin teistest Lõvipoistest aasta noorem, ma olen sündinud 1972. aastal, siis ma nagu spordiklassi ei pääsenud, aga 4. klassist läksin ikkagi sinna samasse kooli, kus ka teised poisid olid ja mäletan ikkagi, et päris noorest peale meil ikkagi, ma usun, et koormused olid päris suured ja tegime rohkem trenni ma arvan kui praegu. Tol ajal Eestis jalgpall ei olnud nii populaarne, kui ta on praegu. Eesti poisse tegeles tegelikult vähe jalgpalliga. Aga Roman Nubakivi tahtis tõestada, näidata, et ka Eesti poisid oskavad jalgpalli mängida ja võttis seda tõesti nagu südame asjaks, et ta sai ka, kuna oli vähe klubisid või vähe eestlastest võistkondi, ta sai tegelikult päris hea valiku peaaegu terve Tallinna pealt ja siis koondaski kõik poisid ühte kooli, ühte võistkonda, just Tallinna Lõvid. Mida ma mäletan veel lapsepõllest, et kuna tol ajal ei olnud selliseid segavaid faktoreid või 100 000 valikud, mida vabal ajal teha. Meil oligi elu väga lihtne, oli kool, oli trenn ja oli ka veel hoovivutt või hoovijalka, et sai väga palju aega veedetud õues, et lisaks trennidel ise mängida jalkat sõpradega õues või muid õuemänge, et meil ei olnud ju neid nutitelefone, arvutimänge ja muid ahvatlusi. Ja siis, kui 80. lõpus algas siis laulev revolutsioon või perestroika aeg ja siis avanesid lõpuks ka piirid, sai nagu Soome sõita, see oli väga-väga suur motivaator meile. Et 1988, kui me siis saime lõpuks Helsingi kapile Tallinna Lõvidega ja võitsime siis B-turniiri või B-vanuseklassi
ja aasta hiljem ka siis Helsingi Cupi A-vanuseklassis oli väga-väga suur sündmus nii meile kui ka tegelikult kogu Eesti võib öelda spordile. Me olime juba esimene siis noortevõistkond, kes pääses nagu välismaale Lääne-Euroopasse võistlema ja olime ka seal edukad, et oli kindlasti ka nagu üleriigilist spordi uudistes. Ja mäletan, et jah, et 89. aastas saime isegi minna Ameerikasse Dallas Cupile. Lisaks käisime veel Rootsis Gothia Cup, maailma suurim noorteturniir Saksamaal mängimas. Ja võib öelda, et igal pool me olime nagu konkurentsivõimelised, et need on kindlasti mälestused, mis jäävad nagu eluks ajaks meelde. Ja loomulikult hiljem, kui siis 1991 Eesti sai vabaks, olin minu enda karjääris seal võib-olla viimasel hetkel või õigel ajal, et kuna enam ei osalenud NSV Liidu meistrivõistlustel, et tekkis ikkagi võimalus jälle esindada oma riigi Eesti koondist ja ka mitmed lõvipoisid siis jõudsid sinna, kaasa arvatud mina, ja ma arvan, et see andis jälle tohutult juurde sellist motivatsiooni ja tahet ja et edasi pingutada ja andis loomulikult ka avas kõik uksed, et kui võimaluse siis pääseda Euroopa profiliigadesse. Emotsioonid laagris on väga hea, meeldib, et on soe ilm. Ise teen siin recoverit, taastun ristatsideme operatsioonist, et veel mõnda aega on minna, aga tingimus on siin suurepärased, et olemas ka basseini võimalused, väga hea jõusaal ning praegu, kui võistkond teeb trenni muruväljakul, saame siin kõrval füsioga teha oma asju. Ja üldiselt tuju on hea, kõigile meeldib, toit on hea, et ühtegi murekohta siin ei ole. Et võrreldes Eestiga praegusel ajal on väga hea tulla sooja kliimasse trenni tegema. Esimene trenn tehtud siin soojas kliimas. Väga mõnus, 25 kraadi, muru on super, kastetud, pehme. Ja naudime täiega kõvasti parem kui Eestis kunstmuru pealt tulla, et super. Inglismaal veetsime kokku peaaegu 14 aastat, et algselt siis 1,5 aastat olin Portsmouthis, siis tuli vahepeal paus sisse, aastane paus, kui ma pidin tagasi olema Eestis Flora klubis, Flora meeskonnas ja siis Derby County's, kui ma läksin 1997 kevadel kuni siis 2010 olin järjest Inglismaal, et jah, Derby County's siis veetsin kõige kauem oma karjäärist, peaaegu 5,5 aastat. Pärast seda ma siirdusin siis Sunderlandi klubisse, kus olin 3 aastat. Alguses mõned mängud Premier League'is ja siis enamus aja Championship'is. Pärast seda Sunderlandi 2 aastat Inglismaa suurklubis Londoni Arsenalis, kus mul õnnestus ka siis esindusvõistkonnas mängida 2 mängu, kuigi ma olin seal rohkem enamus aja 3. väravaht, 3. number, aga vaatamas sellele see oli väga suurepärane kogemus ja ma nautisin seda aega täiega, et olla ikkagi maailma täieliku tippklubi liige, teha päevast päeva
trenni nagu maailma vuti tippnimedega nagu Thierry Henry, Dennis Bergkamp, oli Robert Pires sel ajal, et see oli väga-väga nauditav ja väärt kogemus ja siis mu viimane Inglismaa klubi oli Watford, ka Inglismaa siis esiliigas Championshipis, kus ma veetsin 2 aastat ja pärast seda ma olin veel aasta siis tagasi Londoni Arsenalis, olin juba treeneri ametis, kui ma tegin ka oma esimese treeneri paberid Inglismaa jalgpalliliidus ja olin siis abiväravat treener Arsenali esindusvõistkonnale. Et oma jalgpallikooli mõtted juba tekkisidki, ma arvan, oma Inglismaa või mängijakarjääri lõpuaastatel, et tekkis selline võimalus tulla osanikuks siin ja oli kohe mõte, et kui ma tulen ühel heal päeval, tahan kindlasti tulla tagasi Eestisse. Oli võimalus jääda Inglismaale ja jätkata siis väravatreeneri karjääri ka Londoni Arsenalis, aga ma tundsin, et see on nagu mu kohustus või missioon tulla tagasi Eestisse, proovida anda oma õpitud, kogetud edasi Eesti noortele, sest meid ei ole palju, kes on nagu suutnud, saanud mängida täielikus tippjalgpallis, et Ragnar Klavan muidugi on Eesti kõige kuulsam või ma julgen öelda, kõige edukam ja kes on ka tulnud tagasi Eestisse ja annab oma õpitud kogetud edasi ja juhib Tallinna Kalevit. Et sama mina tahtsin teha siis Nõmme Unitedis. Et ka kutsuti tol ajal kohe, et Eesti koondise väravatreeneriks ja nii ma siis 2010, mäletan väga hästi, 1. augusti koos perega kolisime tagasi Eestisse ja siis ka võtsin kohe üle siis Nõmme Unitedi Mart Poome jalgpallikooli juhtimise. Tegime väikse mängu, meil oli 3 lööki kõigil ja siis võitja on see, kes lööb kõige lähemale augule, aga auku sisse lüüa ei tohi. Tegime 2 mängu, Robin Riesenberg võitsid, mul läks ka päris hästi, jäin teiseks. Pole varem niimoodi golfi mänginud, aga väga kõva on. Seisma. Hästi. Sellega või? Saad nagu kaugele viima. Siis tuleb ka kaugele. Vale ülesanne. Ja Rande jääd viimaseks. Siit kus seda ma... Mul on see, nii et mina löön või? Siia, see vaata. Siia pane paigutada. Arvata? See on minu palli puutud. Ütlesin ju. See pall oleks siia jäänud. Ei ole või? Ei, mul on Robini oma oleks minema lennanud. Last. Aga ma olen ju Robiniga liigis praegu. Lähed lööma seda kõige lähemalt. Robin on lähemal. Robin on üks veel. Robin on lähemal. Ma võitsin ju. Ai, Robin. Peaaegu kõige tehnilised meie mängijad tiimis peale mind. Marko Siisenberg. Sulle aitäh teile kõigile. Väga sulle aitäh ilus hooaja eest. Ja palju järgmine aasta kõige kindlasti üle. Meie oma Haaland, Egert Õunapuu. Omalt poolt ma tahan siis tänada teid kõiki, nii mängijaid kui staffi,
et ilma teieta ei oleks meil olnud selline hooaeg, nagu meil oli ja jätkame samas vaimus. Aitäh! Ja esimene koht, inimene, ma arvan, kelle pealt te võiksite nagu eeskuju võtta, inimene, kes tegelikult ületas mind väga palju, sest kui te teaksite storyt, nagu kui ebaõiglane jalgpall oli tema suhtes, kui palju see inimene pidi kannatama lõpuks selleks, et olla õiges keskkonnaks, särada ja näidata oma potentsiaali Žeka Dimitrov. Mis ma saan öelda? Suur aitäh teile! Ma arvan, et see on kõige parem kollektiiv, kus ma olen olnud ja ma olin väga õnnelik, et olin siin. Aitäh teile! Minu poolt oli kohe aru saada, et tegemist on väga andeka poistega, et siin ei ole nagu küsimust, et me peame nagu võitma seda liiga. Eriti peale seda, kui me saime mõned tähendused, et mul oli kõik nagu selge. See, mis te tegite terve hooaeg, kuidas te näitasite ennast, nagu, see on uskumatu ja tegelikult te isegi üllatasite mind, nagu, et nii noorelt te suudate nii küpset jalgpalli mängida. See on midagi, mis minu kogemuse pealt, nagu ma ütlen, nagu väike ime. Et kui vanasti, nagu ma töötasin paremate mängijatega, kogenute mängijatega, siis nende progress ei ole nii kiiresti. See, mis teie suudasite teha nagu kooli kõrval ja kõigide oma nagu eluprobleemide kõrval, nagu see on vapustav. Aga see klubi toetus, nagu ma ütlen teile, te lihtsalt vedanud, et te olete selles klubis ja et nad annavad teile kõike võimalike, mida võimalik anda üldse ühele jalgpallurile. See, mis te saite Premium liigas, võib-olla on ainult 2 klubis. Ja ma arvan, et mõnedes asjades me isegi oleme paremad kui need 2 klubi. Nendeks on Flora ja Levadia. Et jällegi, te peate väga suurt respekti andma sellele klubile ja olla ka aus järgmise aasta suhtes. Nagu. Et te peate ka analüüsima, kas te olete võimalised anda veel rohkemat klubile või mitte. Et see on ka aus mäng. Minu poolt nagu jällegi teile soovitus, et kõik see, mis klubi andis teile, et te tulite siia hotelli, kus on Atletico Madrid. Ja Atletico Madridi mängijad peavad nii palju pingutama selleks, et elada selles luksuses. See on teile suur avants. Mingi, ma arvan, et järgmise 15 aasta suhtes. Et see on nii suur asi, mis peab teid maa peale tooma ja te peate aru saama, et see, et me oleme siin, see on suur privileeg kõigile meile, alates mind lõpetades Mölder sinuga. Et see, mis te teete praegu, on ainult 5% sellest, et te peate andma tagasi. Et te peate tulema tagasi Eestisse ja analüüsima ennast nagu, ja saada aru, nagu, et see ei ole päris see elu, nagu, milleks me oleme praegu valmis. Aga selleks, et olla siin iga aasta näiteks, te peate igaüks töötama topelt, kui mitte 3 korda rohkem. Ja see on minu ausalt teile soovitus, sest jällegi ma kogu aeg ütlen teile, et jalgpallis nagu, ta on aus. Mida sa annad jalgpallile, seda ta toob sulle tagasi. Ja see on avans, mida me ei ole tegelikult veel teeninud. Ja selleks, et teenida seda, te peate reaalselt vaatama peeglisse ja panustama, Alex, nagu ma ütlen sulle kogu aeg. See, mis sa teed, see ei ole enough selleks, et elada normaalset elu, nagu päris jalgpallur peab elama. Sul on kõik selleks andma. Ja kõigidele teil, ma olen rääkinud Riigi ka sinuga, Leogi sinuga, kõigiga Laagustega, sinu ka Berman, sinu unistus on olla jalgpallur. Aga te peate panustama rohkem. Me ei panusta piisavalt, me panustame piisavalt selleks, et võita Eesti liiga. Selleks, et olla Premium liigas väga edukas ja näidata mingit taset, te peate topelt panustama. Ja minu suur palve teile, et see praegu, mis on siin, okei, me võtame kaasa, aga tuleme Eestisse maa peale ja panustame rohkem. Ja siis te võite saavutada ägedaid asju, sest kõigil teil on olemas suur potentsiaal, aga saate saavutada ainult läbi kõva tööd. Ja siiamaani ma ausalt ei näinud seda ülepingutust. Me oleme alati komfortzoonis, me oleme lihtsalt väga hästi organiseeritud meeskond ja väga hästi komplekteeritud meeskond. Ja esiliigaks see on enam. Järgmine aasta sellest ei ole piisav. Ehk siis jällegi minu väga suur soovitus. Selleks, et mängida tipptasemel, te peate rohkem pingutama ja ma siiralt soovin teile seda, et kohe sellest päevast, kui me oleme Eestis nüüd tagasi Elva mängust, hakkage juba mõtlema oma tuleviku suunas palju professionaalselt. Ja siis sellist asja, mis te täna kogete siin, 5 aasta jooksul võib-olla te kogete alati. Jällegi, me ei tea, kus te olete. Võib-olla, ma ei tea, Meri, sa mängid kusagil Ferencvarosis, Uipestis, me ei tea. Aga see on ainult teie teha. Et meie siin staffina ja klubi, me toetame teid igat koodi, aga teie olete ise, kes peate vastutama oma tuleviku eest. Et lihtsalt olge professionaalid ja kõik tuleb teile järgi, sest te olete väga andekas seltskond.
uskuge mind, ma töötasin paljude meestega, teil on väga palju annet, aga sellest ei ole mitte midagi, kui te ei pane kõvad tööd sinna taga. Okei, mehed? Ma mäletan, kui ma siis 2010 sügisel võtsin Nõmme Unitedi juhtimise üle, oli meil ainult kolm võistkonda. Ja nüüd tänasel päeval siin rääkides 2023 sügisel on meil juba 14 treeninggrupi võistkonda, pluss avasime sügisel esimest korda ka tüdrukute võistkonna. Et kõige vanemad noortegrupp võib öelda on U19, U21 võistkond ja siis kõige nooremad just sügisel avasime 2018 sündinud poistegrupp, ja siis, et jah, et jalgpalliga saab meil klubis alustada juba 5-aastaselt. Tavaliselt, kuna me ei ole kõige suurem klubi, oleme algusest peale proovinud keskenduda kvaliteedile ja loomulikult seavad väga suured piirid meie taristu või infra, et siin tegutseme Männiku staadionil, kus siis noorte kasutuses on üks kunstmuruväljak. Et kahjuks me ei ole saanud siiamaani iga aasta avada uut treeninggruppi, et oleme siiamaani või tavaliselt olnud üle aasta, aga tulevikus ja edaspidi tahaksime ikkagi, et oleks iga aasta uus treeninggrupp, iga vanusegrupp oleks esindatud. Praegu on meil nooremates vanusegruppides nagu 2 treeninggruppi. Ka selle eesmärk on see, et iga laps leiaks nagu oma tasemele sobiva treeningkeskkonna ja et need grupid ei oleks liiga suured, et treeneritel jätkuks tähelepanu kõigile. Ja oleme proovinud, et igal treeninggrupil, ka teistel gruppidel oleks nagu 2 treenerit, mis on ka suur loomulikult väljakutse klubile, aga jah, et üks põhimõte, mida ma olen tahtnud nagu algusest peale järgida või üritada proovida, on siis kvaliteet, et pigem teeme väiksemat, aga proovime teha nii hästi kui võimalik. Et olemegi nagu siis, ma arvan, ka Eestis tuntud, et hea noorte kasvatajaklubi läbi aastate ja selle loomulikult siin tuleb tänada ja on väga tähtis roll ongi kõigepealt, ma arvan, treeneritele. Me oleme proovinud saada head treenerid, kes teevad oma tööd südamega ja loomulikult ka ma arvan, Eesti oludes oleme pakkunud noortele häid treeningtingimusi ja siin on üks võib-olla tähtsamaid faktorid olnudki see, et meil juba 15 aastat on oma kilehall või sisehall olnud, mida me saame siis tänu klubi kogukonnale, lapsevanematele siis alati novembri algus üles panna 5 kuuks ja kevadel märtsi lõpus maha võtta, et see hall on meid teeninud siin juba 15 aastat ja kindlasti see on andnud nagu väikese eelise, ma arvan, võrreldes paljude teiste Eesti klubidega, et meie noored on saanud ikkagi talvel treenida heades tingimustes, et isegi kui seal ei ole soe hallis, aga et sul ei ole pinnas jääs, sul ei ole väljak lume all või et sul ei sada kaela midagi seal vihma, lund, pussnuge ja et tuul ei sega. Loomulikult sellega on ka ikkagi päris peavalu, et seal on ka meil mõned korrad talvel alla tulnud, aga läbi suurte ühiste jõupingutustega oleme alati saanud selle uuesti üles, et siin ma tahakski nagu tänada ja näidata, kui tähtis on see klubi kogukond, kuhu siis kuuluvad kõik, et nii klubi juhid, ametnikud, treenerid, mängijad, lapsevanemad, toetajad, et seda klubi ühistunnet tahaks veel arendada, eriti nüüd ja ma loodan, see annab ka sellise, et kuna meie esindusvõistkond nüüd jõudis Eesti Premier League'sse, see annab sellise uue hingamise ja annab veel, tugevdab seda nii Mart Poomi jalgpallikooli noorte poole, noortesüsteemi kui ka esindusvõistkonna ühtekuuluvustunnet, et kogu klubi tunnet, et ma arvan, see on väga-väga tähtis.
Are Atra, aplaus! Iga kuu loositakse ja antakse parimale mängijale, siis mängu kuu lõigus antakse siis mängijatele parimad autasud ja selleks on siis seekord siis Nõmme Unitedi mängija. Aga alustame siis mänguga. Aga võtame seal. Võtame ära. Nii, minu käes on number, punast värvi paber, kõik kes teavad, see on punane värv. Ja ma ütlen, võitja, aplaus! Üks veel!
Саня, ты его таки нет! Võistkonna kapten, mis tunne on? Kirjeldamatu. Ise näete seda emotsiooni, täiesti uskumatu või selles mõttes, et me uskusime sellesse, aga praegu see tunne, kui karikas on käes, see on lihtsalt uskumatu. Suur au meeskonnale, treeneritele, klubile, kõigele selle hooaja eest. See on tõesti vägev. Kuidas oli aasta kaptenina? Nagu ma olen öelnud, alguses oli üpris harjumatu, aga mida aeg edasi, seda paremaks ja lihtsamaks läks. Ja mida edasi, seda aina ma hakkasin nautima, seda aina rohkem. Väga hea, aitäh sulle! Aitäh! Давай! Бля, свет не надо! Tõmba kõik lonksu! Lähme teeme hoola! Oota! Lähme teeme hoola! Teivogu kuni! Kutis, Kaasmängijad valisid su hooaja parimaks mängijaks. Mis tundeid see sinust tekitab? See on väga suur rõõm, et mul on väga hea meel, et mind kogu minu meeskond kiidab. Väga suur aitäh neile ja ma annan ennast kõike, et olla ka parim kaaslane. Kas uuel aastal jätkad Premium Liigas Nõmme Unitedis? Loodan jah, ma arvan, et jah. Selge, palju õnne sulle! Ja, aitäh! Teist aastat esiliiga topskoorer. Kuidas on?
Tunnen väga hea, aga pean ikkagi tiimi tänama, et jalgpall on tiimimäng ja ilma nendeta ma ei oleks mitte kumbki hooaeg tapskooriks iseseisvalt tulnud. Nii ta on. Kuidas viimase mängu kokku võtad? Viimases mängus tulime hea tuhhiga peale, lõime kohe alguses kiiresti paar väravat ja mäng loksus ilusti meie kasuks. Palju õnne sulle? Aitäh, suur tänu. Kuidas jalg? Jalg hakkab väikselt pananema, et Türgi väike tegi kõik paremaks ja olen varsti tagasi platsil. Mis tunne oli tõsta karikat? Väga hea tunne, esimest korda niisugust suurt karikat tõstmas oma karjääris ja loodetavasti tõstan veel. Väga hea ja väga hea seltskonnaga tõsta. Kas meil on võimalus näha sind Nõmme Unitedi ridades ka uuel hooajal? Ma tahaks väga loota, et on. Mega. Aitäh sul! Aitäh! Yes, super. Kuidas siis kaitse tugisammas võtab kokku hooaja? Noh, ma arvan, et numbrid räägivad enda eest, et tegime ju rekordi, et kõige vähem lastud äravaid. Et selle kallal on kindlasti ülikõvalt saadud tööd teha ja Niki on kindlasti kaitsjatega aidanud trennis väga palju. Väga hea. Mis kõige raskem sellel hooajal oli? Kõige raskem oli, Elva pikad audid olid üheks kõige raskemaks asjaks meile siin ikka paaris mängus. Aga jah, 0 taga päris pikalt sai hoidud, mingi 7 mängu taga 0, aga otseselt sellist ühte asja. Kui magusalt kaitsemängijale löödud väravad mõjuvad? Oi, kaitsemängijana on haruldane, kui saab seal selle palli väravvõrku lüüa. Et see on ikka imeline tunne, kui kaitsemängijana saad lüüa. Väga hea, aitäh sulle ja edu! Aitäh! Teeme niisama. Marko, palju õnne! Aitäh! Kuidas siis tunded on esiliiga meistriks tulla? Ei, tunded on väga positiivsed, et poisid klubi tegi väga suure töö ära see aasta, et väga ambitsioonikas punt ja see, et kui mina siia tulin, oli juba põhimõtteliselt töö poistel tehtud, et mina lihtsalt loodan, et ma andsin oma kogemusega midagi juurde ja võeti minu pealt ka nagu õppust natuke mingid asja. Statistika ütleb, et 10 mängu olid väravas, nendest 5 olid nullimängud. Kas järgmine aasta teed veel nullimänge Nõmme Unitedis? Täna ei oska öelda veel, et ei ole läbirääkimisi pidanud, et seda näitab uus aasta. Et vaatame, mis hooaeg toob? Vaatame. Selge, aga suur tänu sulle ja tegid väga häid tõrjed. Aitäh. Üks info mehed, et järgmisest hooajast mina ei jätka klubis. Et lähen välismaale töötama, mul tuli üks pakkumine Slovakkiast. Et väga hea projekt ja pean ka mõtlema natukene endast ja ka karjäärist, et ega lihtne ise teada mängijana ja treenerina siit väljast poolt nagu väga raske pääseda. Et nagu me siin Martin rääkis, et iga kord nagu me tahame, et keegi teist läheks välismaale mängima. Et see on nagu klubi projekt, et mul on ka kogu aeg unistus oli nagu väljaspool Eestit proovida ennast ja tuli ootamatult Slovakkia pakkumine 3 nädalat tagasi. Et ja pikad mõtlemist ei olnud, sest projekt on väga hea seal ja ma näen, et see õige praegu hetk minna nagu ja proovida nagu midagi nagu suuremat saavutada jalgpallis ka väljaspoolt Eestit. Siin olen võitnud nagu seda premium-liigat, esiliigat nüüd teiega. Mul on väga hea meel, mis me tegime see aasta, see on uskumatu. Ma hoian kindlasti teile pööralt ja aitan teid igat pidi, kui võimalik on ja nii edasi, aga minu ilus tee teiega jääb Kalev viimaseks minu mänguks ja peale seda siis ma näen ära. Et kindlasti klubi leiab top-spetsialisti ja Randet jääb teiega top-spetsialist, Niki ka läheb minu. Et kindlasti teil on väga hea tulevik. Selles klubis kõik loodud selleks, et te võitlete ja premium-liigas näidate veel isegi paremat mängu. Te olete seda väärinud ja vahet ei ole, asendamatud inimesed ei ole. Ja mul on endal kahju, et ma pean lahkuma. Et Eestis te olete parim projekt, parim klubi nagu top, teil on kõik loodud, ma räägin nagu need tingimust, mis teile antakse, see ei ole reaalne. Nagu ma Türgis ka ütlesin teile, et see kõik, mis klubi teile annab, nagu see on nii suur avans teile kõigile ja minule ka. Ja proovige järgmine aasta ja veel juurde igaüks panna. Teil on kõigil on olemas väga suur potentsiaal, absoluutselt kõigil. Kõik on ainult teist nagu peas kinni. Sest reaalselt ma olen töötanud paljude inimestega
Leevas töötasin nagu Premium liigas nagu tippklubis, aga ma näen, et teil on väga-väga suur potentsiaal. Et te nii kiiresti arenesite nagu seda aastaga, et ma arvan, et järgmine aasta teete veel suuremad sammud. Et jah, oli väga meeldiv teiega tööd teha, jällegi me juhtu hüvasti, et kindlasti võib-olla paljudega veel kusagil näeme, töötame. Kes teab, kuidas elu läheb, aga jah, et ma pean edasi liikuma ja ma kindlasti tahan, et teie saavutate midagi väga ägedat Premium liigas järgmine aasta. Aga jällegi, täna on pidupäev, pidutsega, järgi mõelge selle peale, meil on veel Kalev, me peame karikas proovima edasi pääseda, valmistume sinna ja siis peale Kalevit nuputsema, okei? Lähe. Davai, Kuti, kõigepealt Voovale treeneritele aplaus ka. Ma sain ka eile seda teada. Loomulikult mul on kurb meel klubi juhina, et Voova ja Niki on teinud suurepärast tööd, aga samas mul on nagu hea meel, et näitab, et ka Nõmme Unitedis mitte ainult mängijad, ka treenerid võivad teha suure sammu edasi. Et me peame olema selle üle uhked, mis me oleme koos saavutanud. Nad on alati teretulnud tagasi. Ma loodan, et see annab ka teile mängijatele veel inspiratsiooni, motivatsiooni, samuti samasugust töökust, näidata pühendumust nagu treenerite tiim, et siis on võimalik teha järgmine samm oma karjääris edasi. Aga praegu me saavutasime Premium liiga koha. Ma tahan ja ma arvan, et te kõik, ka kes mängijatest, kes jäävad, me tahame ka seal näidata oma taset, jääda seal kindlasti püsima, proovida iga aasta veel teha samm edasi. Klubina me ka kindlasti teeme enda poolt kõik, et leida järjekordne tippspetsialist, kes on ka tugev peatreener, proovime ka treenerite tiimi veel tugevdada ja kõik läheb, me projekt läheb edasi, kõigil pea püsti, meil on üks mängi, nagu Voova ütles, võtame seda samamoodi nagu täna ja elu läheb kõigile edasi, aga see on jalgpall, poisid. Kunagi sa ei tea, siin asjad muutuvad kiiresti, aga täna ma arvan, me võime rõõmustada, oleme tänulikud Voovale ja Nikile ja paneme kõik üheskoos edasi, okei? Davai, nüüd kapten. Davai, Kuti. Kes on Eesti? Kes on Eesti? Kes on Eesti? Palju õnne! Kuidas kokku võtad selle hooaja lühidalt? Ütleks, et väga kindel hooaeg, väga arendav hooaeg. Just mängijate individuaalse poole pealt kui ka meeskondlikult, et ütleks nii, et osadest poistest said mehed. Väga hea. Kuulsime just pommuudist, et Voova on liikumas Slovakkiasse. Ja Nikiga. Ja Nikiga. Sina jääd? Või? Olen hetkeseisuga on ju kõik lahtine, aga üldse mis saama hakkab. Nii mängijatel, treenerite osakonnas, aga ootan huviga järgmist 2 kuud. Selge. Soovime edu. Aitäh. Tulge pildid ära, tulge kuulati juttu. Kes mind kiusama hakkab siis Nikki? Keda me kiusame? Ei, mehed, lihtsalt nagu enda poolt tahtsin nagu ka öelda teile suur aitäh. See aasta minu jaoks oli nagu suurepärane. Et ma loodan, et ma olin kasulik teile. Kindlasti nagu keegi juba ei tee need suurepärased naljud, aga mine. Aga mehed, ma olen lahtine teie jaoks alati. Siis kui midagi tahate küsida või lihtsalt nagu rääkida, helistage, kirjutage. Nagu juba ütlesin, alati lahtine teie jaoks. Aitäh kõigile mehed! Kuidas sa võtad kokku selle hooaja lühidalt? Ma arvan, et kui lühidalt öelda, siis meil õnnestusid kõige paremini pisiasjad, nagu mis teistele õnnestunud, et me läksime väga detailset treeningprotsessi ja klubi ka oli väga detailne, nagu, et andis uskumatu toetust. Ma arvan, see hooaeg lihtsalt näitas seda, et kui sa teed oma asja 100% pühendumisega, sul limiiti ei ole, sa võid jõuda kuhu tahad. Väga hea. Kas võib öelda, et see on sinu esimene üksinda peatreenerina võidetud tiitel? Võib ka öelda niimoodi, et esimene võidetud ja ma loodan, et mitte viimane. Kindlasti. Mis uus aasta toob? Mis uus aasta toob? Uusi väljakutsi, et välismaa ootab meid. Läheme Slovakkiasse töötama ja ma hoian pöidlet meestele ja ma olen 100% kindel, et sellel meeskonnal õnnestub kõik. Vahet ei ole, kes järgmine peatreener on, nagu need mehed, nad võivad üksinda ka võita kõiki. Et
ma täiesti arvan, et see meeskond nagu potentsiaalis lähema 3 aasta jooksul on kulla pretendent, no vähemalt Euroopa pretendent. Ja kui klubi toetab samamoodi seda meeskonda nagu see aasta, siis ma usun, et lähema 3 aasta pärast see on kõige atraktiivnem klubi, kus igaüks tahaks mängida ja töötada. Aitäh sulle, Voova, ja edu! Aitäh! Voova ka, et sa meid ära ei unustaks. Väike sall, väga kohe kiiresti. Ma olen seal kõrval, nagu väljaku kõrval sellega. Võta see enda ette. Nii, Mart, klubi juhina, mis tunded praegu on? No väga uhke ja tunne. Hea meel, ütleme, et üks teekonna etapp on käidud. Ma olen seda klubi juhtinud 13 aastat, et klubi on tohutult arenenud ja loomulikult väga hea meel, et tegime järjekordse sammu nüüd Eesti jalgpallipüramiidis ja nüüd oleme jõudnud kõige kõrgemale liiga tasemele. Ja mis eriti hea meel, et väga paljud ikkagi oma kasvandikud mängisid siin väga suurt rolli sellel teel ja sellel saavutusel. Kas uuel hooajal võib oodata, et United mängib koduväljakul, Männikul? No jah, kahjuks kevadel ja varakevadel ja hilissügisel me ei saa mängida, kuna meie kodusel Männiku staadionil, kuna meie kunstmuruväljak on natuke väike selleks, aga suvel kindlasti tahame mängida Männikul, teeme endast kõik olenevad, et me seda ikkagi saame, selle võimaluse. Et loomulikult ma arvan, et iga klubi tahab mängida omas kodus, oma fännides, oma kogukonnaga, et see on ka meie eesmärk. Selge, super saavutus ja palju õnne! Aitäh! Loomulikult kõige rohkem teeb südame soojaks ja annab seda uut energiat ja jaksu, kui meie kasvandikud jõuavad siis teha oma karjääris sammu edasi. Väga paljud poisid on jõudnud noortekoondisse, peaaegu 10 meie kasvandikku on jõudnud, mitte küll siis otse, aga jõudnud välja Eesti A-koondisesse. Mitmed mängijad on siis profijalgpallurid, nii Eestis kui ka välismaal ja loomulikult tahaks välja tuua siis 4 kasvandikku, kes on jõudnud siis otse. Nõmme United päris noorelt on läinud siis välismaa siis akadeemiatesse või klubidesse nagu Karl Jakobein, kes siis 16-aastaselt siirdus Arsenali akadeemiasse ja nüüd on Arsenali esindusvõistkonna liige ja Eesti koondise põhiväravaht, esinumber. Lisaks temale siis Oliver Jürgens, 2003 sündinud poiss, siirdus Itaaliasse. Kõigepealt ta läks Verona Hellase akadeemiasse. Ta oli veel mitmetes teistes Itaalia klubides nagu AS Roma, Milano Inter, AC Torino ja nüüd tänasel päeval on ta siis ka profilepinguga juba Ungari kõrgliiga klubis Huipest. Ja ka nüüd just kutsuti Eesti A-koondisesse. Samuti tahaks mainida siis 2004 sündinud Andres Vaheri, kes ka läks algul Itaalia Spalli klubi akadeemiasse, nüüd on Freiburgi järelkasvuvõistkonnas ja viimane siis meie kasvandik, kes ka andis oma suure panuse esindusvõistkonna selle aasta edusse, on väravaht Gregor Pürg, 2005 sündinud poiss, kes siis just selle aasta augusti lõpus siirdus Veneetsia klubisse ja juba algul küll oli U19 klubi liiga, aga nüüd juba see viimase kuu on treeninud esindusvõistkonnaga. Et need sellised edulood ja loomulikult paljud, keda ma siin ei maininud, kes on ka siis läbi teiste klubide ka jõudnud kas või korraks välismaa klubidesse või on praegusel hetkel tegevjalgpallurid, et see annab, ma arvan, seda jaksu nii mulle, kui ma usun ka teiste klubi treeneritele. Et see näitab, et Nõmme Unitedil on koht Eesti kindlasti jalgpallimaastikul olemas, et me proovime nagu aasta-aastalt teha nagu paremini ja loomulikult me tahame kasvada, et kui praegu on meil poisse ja tüdrukud siis kuskil 250 kuni 300 seal ka vahepeal, et me tahaks kasvada, et me saame ka aru, mida laiem on püramiidi põhi, seda kõrgem oleks ka püramiidi tipp.
see valik, aga jah, praegu võib-olla kõige suurem väljakutse või ongi see probleem, ongi see infra, et meil oleks hädasti vaja teist kunstmuru väljakut, et saaksime tõesti võtta rohkem lapsi vastu ja saaksid ka, ütleme, olemas grupid, oleks neil eriti need võistkonnad, kes mängivad 11-11 vastu, saaksid treenida nagu suuremal väljakul, mida on vaja. Ja jah, ideaalis oleks ka teine hall, loomulikult vajab meil investeeringut ja kaasajastamist ka nüüd Männiku staadioni muruväljak, kuna see tõusime Premiumi liigasse ja seal juba on väga mitmed nõuded, kas või juba pealtvaatajate või tribüüni kohtade arvus. Et praegu meil mahub sinna istuma 250 inimest, aga miinimum Premiumi liigas on 500, et seal on vaja veel väljakut natuke nihutada ja et palju nagu tööd on veel ees ja loomulikult ootaksime nagu ka siin nagu veel lisaks headele sponsoritele ka riigi ja omavalitsuse tuge. Aga me tahame mängida ka esindusvõistkonnaga siinsamas Männiku staadionil ja tahame pakkuda just ka loomulikult Nõmme ümberkaudsete piirkondade noortele nagu võimalikult häid treeningtingimusi ja häid läbimõelduid treeninguid heades tingimustes ja kõikidele lastele, kes armastavad jalgpalli, aga samas ka aidata neid, kellel on võib-olla kõrgemad eesmärgid ja suuremad unistused, neid eesmärki unistusi ellu viia. Et ma arvan, see on meie nagu visioon, põhimõte, mille nimel me toimetame. Tahame olla parim kasvatajaklubi Eestis. Et ma arvan, isegi nüüd, kui me tõusime Premiumi liigasse, et kus paljud meie oma kasvandikud teenisid selle koha, võites esiliiga ja loodetavasti nad saavad ka mänguaega ja saavad võimaluse ennast näidata ja tõestada ka siis Premiumi liigas. Et tänaseks päevaks on Nõmme Unitedist läinud umbes 28 mängijad edasi siis Eesti teistesse Premiumi liiga nii-öelda profiklubidesse, kuna me siiamaani meie esindusvõistkond mängis nagu madalamates liigades, siis ühel hetkel tuligi see piir ette, kus noored mängumehed pidid tegema oma karjääris järgmise sammu, et oleks veel tugevam treeningkeskkond ja tugevamad mängud. Ma loodan, et nüüd, kui meie esindusvõistkond jõudis Eesti Premiumi liigasse, parimad talendid ja parimad noored näevad ja tahavad jääda kauemaks siia Nõmme Unitedisse, sest nad peaksid saama siin, ma arvan, rohkem võimalusi ka mängida siis oma klubi esindusvõistkonnas just Eesti kõrgemal tasemel, milleks on Premiumi liiga. Et selleks ei pea kohe klubi vahetama. Loomulikult, kui sul tiivad kannavad ja sul on piisavalt taset ja su vastu on huvi, siis loomulikult me proovime aidata kõigil teha samm edasi, ma ütlen just välismaa klubide suunas. Aga ma arvan, sellepärast on ka tähtis, et esindusvõistkond jõudis Premiumi liigasse, see on esmakordne nii kõrgel tasemel, et just, et ma loodan ka noorematele ja kes meil käivad jalgpallikoolis poistele, see annab nagu ka sellist indu ja motivatsiooni juurde ka veel rohkem pingutada ja saada paremaks ja et neil on nagu selge siht silme ees, et kuhu nad võivad jõuda ja et selleks nad saavad teha oma järgmise sammuga edasi jalgpallikarjääri oma koduklubis, et ma arvan, see on tähtis. Samas võib-olla noorteliigatest me väärtustame kõige rohkem ja tahame olla konkurentsivõimelised edukad U17 eliitliigas, mida ka siis Eesti Jalgpalliliit peab kõige prestiižimaks või tugevamaks noorteliigaks. Meil on õnnestunud see U17 eliitliiga võita siiani 5 korda, et alustades 1997 sündinud poistega, siis veel 98 sündinud poisid, 99, 2003 ja viimased 2005 sündinud poisid võitsid selle liiga. Samuti on siis uus liiga U19 eliitliiga meistriliiga, mis ka nüüd tulevikus ka Eesti siis meister saab võimaluse osa võtta UEFA Youth League'is, et ka seal me tahaksime ikkagi ka tulevikus võidelda selle esikoha pärast, et see oleks jällegi avaks võimaluse saada väga tugevaid rahvusvahelisi mänge meie poistele.
Täna teeme viimast treeningu Männiku hallis enne puhkust. Minu ja Niki jaoks on ka, see on viimane Männiku treening. Ja siis peale Kalevit me juba lahkume ja läheme ära Slovakkiasse. Ja siis meie jaoks on ka see selline natukene nukker päev, aga samas võib-olla hea, et ei pea enam võib-olla hallides treeningut tegema. Üldiselt nagu plaanipäraselt valmistuma Kaleviks, et kõik mehed vaikselt taastuvad ja tulevad tagasi. Kahjuks meil on praegu PC-vigastused on, et Leoke ja Lazarets ei saa arvatavasti mängida, pluss Õunapuu on Covidis, et tuleb täpselt mängupäevaks, et siis on mõned raskused, aga tegelikult meeskond on valmis ja energia täis, et meie jaoks on kindlasti see suur väljakutse, kuna Kalev lõpetas 3. kohal ja meil on väga hea koht, kus näha enda miinuseid ja plusse, et juba valmistada ka vaikselt järgmiseks hooajaks. See on nagu katsekivi, aga ma hindan meie meeskonnas seda ütleme ettevalmistus ja kõike muud, mis me tegime see hooaeg selliseks, et meil on täiesti olemas võimalus pääseda järgmisesse raundi karikas. Et eriti peale seda Viimsi viimase karikamängu Narvaga, kus nad võitsid 1-0, ma arvan, see annab poistele, mitte isegi mulle, aga poistele lisamotivatsiooni ja usku ennasse. Ja ma arvan, et hästi paljud meie poistest mängisid koos Kalevi poistega samades meeskondades ja tuleb hea lahing ja hea tõestamiskoht. Et me oleme selleks mänguks valmis ja nagu ma mainisin juba täna viimane treening siin, mäng Kaleviga ja siis läheme juba puhkusele ja ma väga loodan, et me läheme väga positiivse emotsioonidega. Sinine, saab väli. Alustame palliga. Teie pool. Davai, head mängu. Edu. Külasvõistkond United mängib siis koosseisus väravas number 12 Marko Veerits, 3 Verilaid, 4 Aleksander Attenberg. Oled ka keskmine seal 3. liinis ja kaitses oled ka keskmises tsoonis. Mõtle ainult keskmine. Kõik pallid sinu omad. Siin on see, et Kaljumäe ja Sinilaid, nad on nagu kohe poolpositsioonis, nad tahavad kontrollida nagu meie neid fullbacki. Mis me praegu teeme, lähme eriti tulge siia. Siit me elimineerime, kui nad lähevad teiega, siis sel hetkel Musso, Riis, Tristan, Musso, Liis, вот здесь должен быть. Ja Žeka Demidov ja Riis, teie võite nagu siis, kui näiteks need kaks langevad, võite natukene poolpositsioonidesse minna siia. Aga praegu proovime, mis me proovime teha, et üks asi, kui need lähevad ära, me nagu siin üle ka, proovige mängida ka, et ta siit hakkab pressima, siin saame läbi kolmandat ka mängida vabalt.
kui tahad. Teine variant, Marko, sa võid kohe saata siia äärmises tsooni läänelaiu peale ja jump läänelaiu 2 against 1. Just like we will provocate them for the pressure and we will play in this zone like 2 against 1. Second thing, with the ball. Easy, guys, they don't press at all. And we hurry up with the ball too much. And we go like transition to transition and this is their game. They prepare for this, they train all year for transitions. We cannot like go with this tempo. I see that it's very hard for us to run. We must to control more the ball. Ask, be brave. Jekka, you must to go and ask the ball. You must to have the ball more. Because you are like +1 there in the middle. Like here is 2 guys, like Kaljumäe and Tevel. Be in front of, between them. Like we have 2 10s here and be here. If they come too deep, then we can play to you or to Riis or to move. 1-0 is for us. We don't need to score second goal. It's like they must to score. So keep the ball, just enjoy a little bit coming with the ball. And the moment when you are fresh and you get like possession installed, then we can progress. We don't need to progress every time. It's not like some friendly game where we must to score 5 goals. No, it's cup game. In cup game, 1-0 is enough. So be clever, be more with the ball. Let them to run. Because they don't know how to play without the ball. And when we are like making some stupid decisions, then this is their football, they want to progress immediately. They have this Kovalchuk, Mikhailov and striker Shapovalov who just run. This is only thing how they can make some like problems to us. And then they got only 2 opportunities through this, then Marko saved us there. Without the ball, I know that it's not easy. I know that not easy to run so much, but you must do. You and Cham, they want to especially play for this. We can make rotation. Cham can come to this and you can go this another side because they don't play through the right at all. They play always from the left, 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 left. And then Cham is now more fresh. He let him to run, for example. We can go immediately, you go to the left and Cham come to the right. Yeah, and then Cham, you just work. In one moment I can switch because they want always that Paulta, well not Paulta, this, doesn't matter, Shashugov and Kovalchuk, yeah. They want always 2 against 2 to make that. And Cham think about Kovalchuk wants a lot to go to the middle. Like push him to the side and from the side win the ball there. As much as have your energy, always push the ball forward. Push the ball, you scored goal because of this, because of pressure. They don't know how to play from the back. It's not their style, I showed you. They want only to play long. And when we push them and they want to play, we will win the ball. Just believe. Every time you go, try to win the ball. If needed, Jekka, kick it, make fault. Okay, then we rest. Not to like just run. In one moment there, close to the 16 box, you can make faults. Kick them hard, Shved, think also about this, that close middle. Cham also loud. When he go with the left foot, he wants to play between the lines. So first one, block him to play between the lines and then go on the side. 3, help him with the voice. You see from behind where is senior line. Because otherwise he must run too much. Just give him information, which side he must go. Okay, otherwise was good. Set play also, a lot of focus. They didn't make anything from set play, but of course they have like tall guys. So just keep in mind, set play is very important. Okay, 45 minutes, guys, come on! Okay, guys, like Marko said, you're well done for the game. You see that you can play on this level, but only first half, 45 minutes still. Like tempo difference is like for us a little bit
a little bit too big right now. But again, like you will develop through the preseason, you will have good games, you will go on this level. It's not a miracle why they are third on the table. They know what they do good, these transitions, like how they achieve this penalty. Exactly, this is their game, and this is their quality. But we were, I think, like with the ball much better. You deserved, like even today, to win. But again, like we just must everyone like to take some points from here. Everyone like so what is good for him, what should be better. Like make good analysis of yourself. Now you have like big rest, like easy with the like calm head go into the new season. You are ready for the next season from Premier League, 100%. Like it will be your season. Like just focus on these details, what you did, plus improve, and everything is possible. Like well done for the game. I really appreciate it. Just wanted a little bit more bravery. The second half, I saw that we don't have fitness, and then we started to play something different what we used to play. But all at all, first half was very good. Me mängisime väga hästi, ilusat jalgpalli. Suudame võidelda järgmine aasta väga ilusti Premier Liiga meeskondadega, ei ole küsimuski. Paneme füüsilises juurde väiksed pisidetailid, et suudame terve mäng ja siis on väga hästi kutid. Hea töö. 1-2-3 United. Davai. 1-2-3 United! Ole kuidiks, mul ka korraks. Et täna on viimane ametlik mäng siis Voval ja Nikil. Et tahaks ka tänada enda poolt, kogu Nõmme Unitedi poolt selle aasta eest. See oli, ma arvan, kõigile edukas õpetlik ka. Kahju, et see teekond on nii lühike, aga jalgpallis kunagi ei tea. Võib-olla kohtume jälle. Et igatahes suur tänu. Et väike mälestus, aitäh Voova. Hea meil ka ja edu teile Slovakias ja samuti Sneki. Aitäh sulle neid esimese tundi. Thank you guys, thank you guys. Нике, футболка не слишком большой? XL. Я покачаюсь. Фотографии сделаем? Niki ära seal väramatidele peale hakka lööma. Teeme kõik koos pildi riidusruumis. Me suudame mauma. Teeme siin pildi kõik koos. Ma mõtlen saalis saada ka teha. See ei ole probleem. Saalis?